Täpselt siuke reklaam, mille ajal ma läheksin nagu kööki võileiba tegema. Ma nagu saan aru, mida ta tahab oma valimiskampaanias öelda. Et ma arvan, et see kindlasti töötaks väga hästi. Ma alustaks küsimusega, kas te lähete valima? Ei. Väga palju eisid. Miks? Siin ma olen 10. klassi noortega. Alla 18-aastaste puhul peab küsima vanematelt luba, et neid filmida. Sellele nad ise ei saa nõusolekut anda. Küll aga on nad piisavalt küpsed, et kohalikel valimistel hääletada. No minu arvates me võib-olla pole piisavalt kursis nende valimisteemadega ja Palju teid läheb valima? Te soovite natuke rääkida, miks te lähete ja keda te lähete? Äkki suudavad poliitikud oma sotsiaalmeedia sisuga siiski neid valimiskastini viia? Tuli korjamine üks äge asi, tuletab lapsepõlve meelde. Saagil pole see aasta väga vigane. Aitab talve üle elada. Soovitan kõigil. Kui kellelgi on abi vaja, minge maale ja nautige seda. No ma ei saagi sellest aru, et kas ta teeb lihtsalt nalja või siis nagu teeb nagu contenti jaoks seda või nagu, ma ei tea, ma ei saa aru. Nagu poliitilises mõttes, nagu, kas sa oskad praegu öelda, mille eest ta seisab? Ei, ma ei saa mitte midagi aru, mida ta teeb. See laulsin, ei rikku seadust, on puhas film. Minu arvates see video lihtsalt tuleb lõpuks cringe välja, kuigi nad proovivad noortele peale käia. Püüab pilke küll, aga see võib olla nagu naljakas ja püüda tähelepanu, aga samas nagu seal ei kutsu mitte midagi nii-öelda hääletama nende poolt. See nagu video otseselt ei anna sulle mitte midagi, tast ongi siuke nagu mingi paarisekundiline mingi, et see on tore või naljakas, aga ta nagu sisuliselt sa ei tea, millega see erakond tegeleb või mille eest ta seisab. Poliitikud proovivad minna nagu selle peale, et nad teevad nalja ja siukest sisu, aga tegelikult see, mida te tahate, on nagu päris info. Eks nagu, nad üritavad noori saada noorte sisuga, nad ei saa. Okay. Osale loosimismängus ja võid võita pääsme escape room'i. Usun, et sa oled juba linnas näinud minu ägedat kampaania bussi. Kui sa seda näed uuesti, tee pilt või video ja postita oma TikTok lehele. Märgi mind ja oma sõpra ja lisa 2 hashtagi. Hashtag ummikust välja ja hashtag Anastasia 506. Mis te moraalselt arvate nagu sellest? See on põhimõtteliselt lihtsalt ju nagu äraostmine. Ta isegi ei ürita nagu noori saada sellega, et nagu sellega, mida ta tahab nagu näiteks teha mingi ja nii, vaid nagu ta lihtsalt mõtleb, et ma saadan lapsed põgenemistuppa ja siis nad tahavad mind valida. Sama hästi, kui sa annad lapsele kommi ja ütled, et nüüd vali minu poolt ja ta on nõus. Nagu see ei ole moraalselt õige. Noored ei saa soetada oma kodu. Immigrantide juurde pool tekitab kinnisvara. Nõudlust ja kruvib hinnad üles. Jättes Eesti noored oma koduta. Aga selles ei ole süüdi immigrantid. Vaja hakata maksustama kinnisvara alates teisest pinnast, kohustada arendajaid eraldama vähemalt 25% taskukohasteks kodudeks ja linnal ning riigil hakata hulganisti elamiskõlbulikke üürikodusid rajama. Selle eest seisavad ainult sotsiaaldemokraadid. No minu arust see oli hästi segane, eriti see algus, et ma ei saanud nagu midagi aru, mis seal üritatakse mulle nagu öelda. Ja võib-olla see video oli nagu kuidagi hästi kiire, et mu aju ei jõudnud nagu sellele järgi, et mida seal nagu tahetakse mulle öelda. Ta proovib teha täpselt seda nagu brainrot sisu on ja kiire, naljakas, aga tegelikult keegi ei saa midagi aru. Vaadake nüüd seda ilma. Nene vihi. Tee sellega tänavakampaania. Muidugi, kui EKRE võimule tuleb päike välja. Kui EKRE võimule tuleb päike välja. Vot see on valimislubadus, ma ütlen. Minu jaoks täiesti otstarbetu video ja ma ei usu, et niipea teadlased leiavad viisi, kuidas ilma muuta. Eriti kui EKRE oleks võimul. Aga ka Monika paneb TikToki sulle. No ma võin kõikide nende erakondade kohta seda öelda, et need pildid näiteks TikTokis ei mõjuta mitte midagi, nagu eriti veel noorte kohta, et pigem juba mingid videod, aga nagu neil peaks ka olema siis mingi arusaadavam point noorte jaoks. Mulle
meeldib selle juures see, et nad teavad, et internetis on kassid väga populaarsed nagu väga pikka aega olnud ja siis nad eelistavad seda, et äkki saavad mingi nunnu kassiga endale hääli osta. Ma ei saa nagu selle video pointist aru, sest nagu kui ma ei teaks, et see on Martin Helme, siis ma isegi ei teaks, et see on nagu EKRE reklaam. Okei, jah, see kass on nunnu, aga nagu mis see annab mulle, ega see kass meil nagu mingi linna ei juhi. See kass väga ei muuda mu arvamust, et ma nüüd tahan nii väga seda EKRE-t valida, sest tal on kass nagu. Mina isiklikult, kui mina seda videot näeksin, siis ma ei jääks seda vaatama. Ma nagu vaataks kassi, siis ma lihtsalt läheks edasi. Nagu ma isegi jõuaks selle Martin Helmenigi, kui mul oleks juba video läinud. See ei tööta. Kõik teate, kes on Sandra Laur. Ka mina tean. Ta just filmib seal uut videot sellest, kuidas kõik teisiti ja teistmoodi. Ma helistasin talle mõni päev tagasi ja pakkusin. Teeme debatti siin samas avalikult, et kõik saaksid teada, mis on tema seisukohad, minu seisukohad. Ja Sandra oli sellega esialgu väga nõus. Aga kahjuks helistas talle Isamaa kontori keelas selle ära. Seega, hea Sandra, ma arvan, et see oleks rahvas aus, et me selle ära teeks. Seega, see on väike challenge sulle. Järgmine reede 12. septembril kell 3 ootame sind siin samas Raekoja platsil, et arutada läbi Tartu linna peamised KOV-valimiste teemad. Ole siin, sest mina olen. Minul isiklikult nagu siuke video jääks palju rohkem silma, sest et ta räägib hästi innukalt ja sa saad aru, mida ta selle videoga nagu saavutada tahab. Ja ma arvan, et see on lahe, et see, ma ei tea, kes ta on, et see mees nagu challenge teda niimoodi, ma arvan, et debatid on alati nagu head, et näha mõlema nagu inimese mõtteviisi. No minu meelest ka see video nagu hakkab juba paremaks minema, et kui debatt korraldada, siis reaalselt näekski kahe erineva inimese mõttemaailma ja vaatepilti nagu ka teised inimesed, et siis teaks, millest ja kellest saaks valida, mille ja kelle eest saaks valida. Nelikümmend 8 sekundit pikk. No minu arust see on nii igav, et seal ei juhtunud nagu mitte midagi, et see on täpselt siuke reklaam, mille ajal ma läheksin nagu, kui see telekas tuleks, et siis ma läheks nagu kööki võileiba tegema. See oli nii pikk, aga nii mõttetult, sellepärast, et nagu ma rohkem nagu jälgsin võib-olla seda, kuidas nad lihtsalt mingi tatsusid ringi seal, kui neid väikseid valgeid tekste, ma isegi nagu ei pannud neid väga tähele. Ja nagu lihtsalt see ei anna sulle lihtsalt jälle mitte nagu midagi. Asume Haaberstist Tikaliiva asumis. Kujutage ette, et sealt Ühermaal on 5 aasta pärast kool, lasteaed ja staadion, mida iga linnaosa elanik saab kasutada liikumiseks. Minu arust see video on hea, et ta toob välja pointid, et miks peaks Eesti 200 valima. Aga näiteks sosistamine, ma mäletan, ma olin Kristiinas ja minu arust see on väga ebamugav, et mul mingi 10 inimest sosistavad kõrva, et miks ma peaksin neid valima. No minule ka see reklaam meeldis, et see oli nagu huvitav, et ta tõigi nagu näitas seal asju, et mida oleks sinna vaja, et see oli nagu selge ja kontekst teile, Priit Toobal 2015, tal oli skandaal, et ta oli treener ja siis ta flirtis 16-aastaste poistega ja kutsus neid sauna ja ta teeb ka TikTok ja iga video all on siis hunnikus kommentaare, et kas sa kutsud mind ka sauna või? Ja siis ta tegi sellele responsi. No tervitus! Panen tähele, et aeg-ajalt ilmub siin minu videote alla mõningaid saunas käimise ja sauna kutsumise nalju. Ausalt öeldes ei vihasta need mind, aga ega nad mind väga ülearu palju naerma ka ei aja. Lihtsalt olge oma kommentaaridega ettevaatlikud, te lihtsalt reedate ja räägite endast võib-olla rohkem, kui te tegelikult plaanisite. Hüva leili! Ja siis oli üks kommentaar, ma mäletan, et miks ainult sinu videote all need sauna naljad on. Ja siis ta vastas sellele kommentaarile, ju siis ma nii hot. See video tundus mulle nagu ta valas bensiini lõkkesse, seega ta lihtsalt tegi seda olukorda hullemaks, kui see juba enne oli. Jällegi, see ei ütle mulle mitte midagi, ma isegi ei tea, kes ta on. Seega nagu, mille nimel ta pingutab.
enda pingutused võiksid välja ka kajastuda kuskil siis. Minult on küsitud, mis on need 5 asja, mida sa volikokku saades esimesena Tartus muudaksid? Esiteks, rohkem otsedemokraatiat. Täna kohtab riigi- ja linnajuhtide seas suhtumist, et küll oleks hea valitseda, kui seda rahvast ees ei oleks. Mina seisan aga selle eest, et linnarahvas saaks olulistes küsimustes kaasa rääkida. Teiseks, ei mingeid moslemitest kõrilõikajaid Tartusse. Reformierakonna valitsus mõõdab neil omaselt kõik ainult rahas, aga eksperdid juhivad tähelepanu, et vangide sisseveoga kaasneb hulk sotsiaalseid probleeme. Tartu ei tohi muutuda Euroopa solgiämbriks. Neljandaks, Tartus peab püsima jääma eesti keel ja eesti meel. Selleks tuleb pidurdada vene ja inglise keele pealetungi. Ma arvan, et eestlaste jaoks nagu on see päris hea, et kui ta tahaks näiteks, et eestlased tema poolt valiksid, et see eesti keele nagu jäädvustamine ja niimoodi, et tuleb selgeks õppida kõigil riigikeel. Et ma arvan, et see kindlasti töötaks väga hästi. Ma nagu saan aru, mida ta tahab oma valimiskampaanias öelda. Kas kellelgi on midagi öelda poliitikutele veel? Et mida teha, et saada just teie hääli? Kas või sotsiaalmeedias? Kui te tahate, et nagu noored rohkem hääletaksid teie poolt, et siis võib-olla teha siis need reklaamid ja videod sinna sotsiaalmeediasse või siis ka telekasse natukene nagu paremini. Ma arvan, et siinkohal on nagu konkreetsus on nagu see võti, et võib-olla olegi rohkem nagu teadlikum sellest, mida sa ise räägid ja mitte mingi, et väga tore, et ma teen mingi väikse klipi, aga et kui sa mulle midagi ütle, siis sellest ei ole kasu. Nagu teha vähem neid videosid, mis nad arvavad, lähevad noortele peale ja rohkem lihtsalt anda edasi nagu päris infot, sest see on see, mis nagu tõesti võib-olla rohkem huvitab, sest see, kui sa teed mulle mingi video, kus sa tantsid, ei anna mulle seda, et mida sa teeksid siis, kui sa saaksid valitsusse.